Tere tulemast ja siin on veebruarikuu ülevaade Neitsile. Kui nüüd Neitsi sel kuul suudaks välja oma koorikust vaadata või siis nii-öelda oma rahulolematusest või siis nendest müüridest, mille omale ümber olete ehitanud. Kui suudate vaadata nende müüride põhjustajaid, see, kust nad tulevad, kelle tekitatud nad tegelikult on. Kas me kanname kaasas mingisugust pagasit, mis ei ole ammu enam vajalik? Ehk siis mingisugused hirmud, vanad asjad, mida täna ka veel meelde tuletate, millega te raiskate oma aega ja oma energiat. Kui te nüüd suudate sellest mööda vaadata ja hindate ausalt oma enda käitumist olukordades, oma sõnu, kas teil on vaja kõike arvustada, kas peab raiskama selle või teise asja peale nii palju aega, energiat ja emotsioone, kui sama ajal te saaksite ehitada iseenda plaane oma tulevikku, ehk siis kui te mõtlete, kui suure osa päevast te tegelete kellegi teise asjadega ja kui suure osa iseenda või oma pere või enda edasiliigutamise oma hüvanguks pandud ajaga. Kui te seda võrdlete ja aus olete enda vastu, siis te võite päris paljudki avastada. Ehk siis see on selline nii-öelda kriitiline eneseavastamise koht, mis tasuks nii-öelda läbivaatamisele võtta, sest tõenäoliselt aitab see teil avastada nii mõndagi enda ja üleüldse oma nii-öelda elu ja plaanide kohta, kuna stagnatsioon, mille te tekitate selle kahe vahel olemisega, ehk siis kuidas mina peaksin, kuidas teised peavad, kuidas ma tahan, et teised teeksid, kuidas ma tahan sekkuda kogu aeg kuhugi ja midagi kuskil majandada kogu aeg, et kui vajalik see tegelikult teie enda eesmärkide nii-öelda saavutamiseks on. Sest kui te nüüd istute maha ja mõtlete, kui paljusid inimesi te olete üritanud aidata või nõuga, jõuga, kuidas iganes, siis mis on tulemused? Mis see protsent on nii-öelda, kui palju reaalselt on sellest kasu olnud? Ja kui palju on sellest olnud pigem nii enda kui teiste aja raiskamine, sellepärast et vahest osad inimesed ei ole valmis võtma vastu informatsiooni, selles ei tasu süüdistada kedagi, sellepärast et igal inimesel on oma nii-öelda tase, oma taust, oma moodus asjadest aru saama ja sa võid teha nii puust ja punaseks, kui tahad. Osadele ei ole võimalik osasid asju seletada, mida sina mõistad ja iseenesest mõistetavalt võtad. Kõik ei näe asju nii, nagu sina, mina või tuleb hinnata seda, et me oleme kõik erinevad. Ja tuleb lasta igalühel erinevad olla senikaua, kui kellelegi liiga ei tee. Ehk siis mõtlemise koht, Neitsi, sinul. Kas ajakasutus
ja oma tegevuse ja energiakasutus on proportsioonis sinu oma elu eesmärkidega. Aitäh ja olge hoitud!